on Aarile antud ja Tammeka saab selle palli mängu panna ja pikemaga kohe Koskorit otsitakse. Saarma. Pall kasti, lühike, lükata ära praegu. Värava peale ja seal on... Ja Ojamaal! Keskkoolist toppis palli kõvasti roopinud järelikult. Tuleb pikk pall ka sinna ja Atanda peale ja kaitsega tegemist ongi. Et nüüd pall kasti ja Rein... Ja käsi tundus olevat seal. Otsitakse Miller ja Ojamaa uuesti ja Ojamaa on sellise... Mänguplaan ette näeb, et küll me... Ja Saarma lööb! Jaa! Napilt möödas. Ojamaa kaotab. Proovib kaugelt. Kohe proovima ja ei ole paha. Ei ole paha. Ojamaa. Nüüd minnakse jooksu. Ja sealt minnakse lõpuni välja ja Suusa lööb! Ei saa väravale pihta. Ja Teelevits sai lükata sealt. Nüüd Kiidre järgmisel vahel. Epton hästi keerab maha, läheb lööma ka, aga praegu veel 10. positsioonil. Teise mänge on ka täna, nii et kes jalgpallihuvilised on, siis kindlasti leiate. Ja Ugeri! Lööb! Hõimu sealt, see võib olla löögikoht, tema oskab sealt keevitada. Ai, leitakse Suso veel ja lööb! Ja ei pea tõrje praegu Kiidjärvelt. Vahetusi ka kindlasti mingil hetkel näha, aga siit Paide juba tuleb ja leiab hästi Kei üles, see on kastis löögikoht. Ja milline tõrje! Kiidjärv tassib selle välja. Kiidjärv tassib selle välja. Kiidjärv tahab Paide poistele näidata, et see punane tahab ennast... Saarma. Ai, ja seal pannakse kossi, see Miller täitsa üksi ja seal lentakse. Ai, ja Teelevits lööb ära! Tuleb, aga siin on mitu asja, mida üle vaadatakse. Kolm Tammeka meest on pikalt siin tegelikult Ojamaal tundus olevat ka selline vea piiri peal kontakt siin, kas äkki Veelmaaga. Täpselt, tundub see, aga praegu lüüakse ära. Nüüd hakatakse kerima neid videopilte, vanad VHS-id lükatakse käima ja vaadatakse üle, sest siin mõned olukorrad on küsimärgiga küll. On küll jah, et eks siin ole näha, kes nüüd mida otsustab, et... Eks me näe. Siin on jah mitu olukorda, nüüd näeme uuesti. Just, et tundus nagu Ojamaa astus korra Veelmaad ette. Ai, nüüd saab Saarma minna, seal võetakse ette kindlasti. Ai, ja otsib riputab vasakuga, esiposti tuleb ja jätkab Miilane ja Baranov saab lüüa. Teelevits läks... Ai, kui hästi teeb see praegu mees. Siin Luts. Löögikoht ja ei olnud. Tagasi Paidele see. Aga nüüd tuleb ka see lõpuvile, mida Paide pikalt ootas. Said kätte oma 1-0 võidu Tartu Tammeka üle. Meieni jõudnud Tammeka väravaht Karl Kaiser Kiidjärv. 1-0 kaotus täna tuleb vastu võtta. Millised esimesed emotsioonid? 1-0 ikka kahju, aga noh. Selles suhtes ma arvan pigem nagu aus, et ega meil nagu, ma ei tea, kas meil raamilöök oli isegi, aga värav tuli ka selline, noh, ei olnud nagu väga ohus kogu aeg, aga noh, sealt üks ikkagi tuli, et kahju ikka. Kuidas väravahina üldse sellise tuulega mängida on, et näha oli vahepeal, et see pall jääb täitsa õhku kinni ja need mõned olukorrad ka, kui ise tulid sealt välja, et päris keeruline tundub neid hinnata? Jah, täna oli eriti see, et tuul oli natukene ka külje pealt, et siis ühe poole pealt tsenderdused jäid seisma, teise poole pealt tulid läbi kohe. Aga eriti esimesel poole ajal oli keeruline, et pika palliga ka siis oli vastu ja pidi ootama neid hetki, kus tuul natukene vaibuks, aga üldjoontes peab hakkama saama ja ma ei tea, mulle endale tundus, et teine pooleg nagu tuul läks nagu natukene kergemaks, et selles mõttes Paidel vedas. Alant täna väljas väikse haigusega, nagu ma aru sain. Kuidas endal sellisele mängule peale tulla on, et palju see nagu ennem teadsid, et täna peab väravapostide vahel seisma? Mis meil oli? Kolmapäev meil oli vaba, siis jäi Riks haigeks ja neljapäeva hommikul trennis oli põhimõtteliselt kindel, et nagu mina mängin, et väga varianti polnud enam, et Riks terveks peaks saama. Järgmine mäng Flora vastu, mis muudatusi plaanite teha või mis ise näed, et mida tuleks muuta? No selles suhtes, et järgmine mäng meil peaks Basher jälle tagasi olema, et
no täna me pidime natukene teistmoodi mängima, kuna meil oli, Herman oli, Pedmanson oli 10 peal, siis tavaliselt mängime 2 ründajaga, nüüd mängisime 1-9 ja 1-10-ga, et siis juba sellest tingituna ma arvan, et Flora vastu mängime natukene teistmoodi. Hüva ja edu! Ja nüüd tuleb meieni ka Joosep Saliste, Paide kaitsemees. Täna 1-0 võit. Võib öelda niimoodi, et nagu Kiider ise mainis, ega neil väga palju võimalusi ei olnud, ei tea, kas isegi väravale lööki peale tuli, et kuidas ise selle mängu kokku võtaksid? Pigem, nagu sa ütlesid, kaitsetööga tegelikult väga rahul, et ütleme, et sellises mängus ongi väga oluline, et sul endal oleks taga 0, siis sa saad mingid olukorrad ju ikka ees tekitatud ja täna me rääkisime tegelikult nädala sees, et kui tulevad sellised ilmaolud, et tuul on väga tugev ja lund sadas terve esimene poolek, siis et standardolukorrad võivad olla need, mis otsustavad mängu. Ja Delevitš väga tubli, et jälle tegelikult lõi ilusti ära ja see värav oli väga oluline praegu, et see 3 punkti tuli selle pealt. Kuidas üldse sellise tuulega mängida on? Väravalt küsisin ka, tema rääkis oma loo, aga kaitsemängijana, et kuidas sellise tuulega mängida on? No alati on ohtlik, kui pikk pall lüüakse, et kui sa ei suuda seda tagant tuult ilusti lugeda, siis võib see palju väga pikaks minna ja läheb jooksmiseks. Et ma ütleks, et täna seisime tegelikult hästi, et kõik 3 meest, kes taga pidid olema, keegi otseselt kuhugi ära ei jooksnud, nii et suutsime terve mängu kontrolli hoida ja selle üle 5+. Te olete nüüd 5 mänguga lasknud endale 2 väravat, kui ma ei eksi, siis milline eelmisel hooajale otsa vaadates oli teil probleemiks, et algul lasite kohe ära lüüa. Mis oskad öelda, mängulised muudatused olete teinud, et taga hoiate 0? Ma arvan, kõige tähtsam on just see küpsus, et tuleb ära tunda õigel hetkel, millal sa tohid riski võtta taga ja millal sa ei tohi. Et täna teine poolek ka suutsime tegelikult kontrolli all ilusti hoida, lihtsalt vahepeal on vaja näha ära, kui vastane väga hästi pressib, siis on vaja teistmoodi mängida, et ei saa iga kord oma mängu mängida, aga ütleme, et 90 minutit täna pigem hoidsime asjad väga hästi korras.